Kas sina tead, millal on õige aeg hakata uuendama rohumaad? Mille alusel siis valida, kas teha täiendkülv või uuskülv? Eks see sõltub vägagi palju siis sinu rohumaa vanusest, aga ka sellest, kas eelnev külv on õnnestunud või mitte. Kui sinu taimikus on vähem kui 50% kultuurtaimi ja rohumaa on tegelikult juba 4-5 aastat vana, siis eelista selleks ikkagist uuendatud rohumaa külvi. Kui aga oled rajanud näiteks eelmisel või üle-eelmisel aastal, siis võiksid sa kaaluda täiendkülvi. Eks muidugi kõik sõltub sinu võimalustest ja ka tehnikast. Antud maal praeguseks juba küntud, ta on ära libistatud ja mis nüüd veel edasi tehakse, on, nagu näete, kivi koristamine. Kivi koristamine on väga-väga oluline. Iga kivi, mis siia põllule jääb, võib põhjustada sinu tehnika purunemist, mis läbi sul tekib ajakadu kui ka rahakadu. Kui kõik tegevused, kaasa arvatud kivi korjamine on tehtud, on aeg hakata mõtlema külvamisele. Külvamise juures on väga oluline külvi sügavus. Selleks on maksimaalselt kuni sentimeeter. Mida sügavamale külvad, seda aeglasemalt siis ka ju taimik sul välja tuleb. Millal üldse külviga alustada? Kiiremad on juba kõrreliste ja liblikõiliste segusid külvanud, aga ära muretse, praegu ei ole veel hilja, sa jõuad veel külvata. Muld tegelikult tahab saada eelnevalt üles soojenemist, 1-2 kraadi juures mullastikus väga palju toimuma ei hakka. Aktiivsem tegevus on tegelikult 5-10 kraadi juures, aga selle juures on heintaimede kui tegelikult ju teraviljakultuuride kasv oluliselt kiirem. Mis aga peale külvamist veel tuleb, on rullimine. Rullimine aitab siis luua ühtlasema tärkamise ja kindlasti ka parema niiskusrežiimi loomise, ehk siis põllumuld ei kuiva nii kiiresti läbi, mis võib meie praeguste ilmadega, nagu täna, päiksepaisteline ja väga tuuline, seda põhjustada või kaasa aidata, sest keegi ei ütle, millal me seda vihma veel uuesti juurde saame. Et mis ajahetkeks külvid võiksid ka maas olla, on praegusel hetkel juba tegutse, esimesel võimalusel tee nüüd külvid ära. Kui sul ei ole siiski praegu võimalik, siis jälgi, mis toimub meie ilmastikuga, kas mullas on piisavalt niiskust, sinu külvid ikkagist tärkaksid, kuid viimane daatum PRIA poolt on see, et 15. juuniks peavad kõik külvid sul maas olema.